Tere õhtust kõik korvpallisõbrad! 2 nädalat on mööda läinud ja saade Pall korvi alustab. Tänane saade on pühendatud peamiselt Eesti koondisele, sest selgusid ju Euroopa meistrivõistluste alagrupi vastased. Kristjan Kangur käis aga eelmisel nädalal operatsioonil ja peaks palliplatsile naasma jaanuari lõpus. Lisaks räägime tänases saates Tartu Ülikool Rockist, kes peab homme üliolulise kohtumise Eurochallenge sarjas. Nagu ikka läheb saate lõpus loosi FIFA spordi poolt välja pandud auhind, milleks täna on &1 korvpallitossud. Kui meie üleilmises saates võitis tossud tallinlane, siis eelmises saates loositud korvpall läks Haapsallu, nii et on rõõm näha, et vaatajad üle kogu Eesti on meid üles leidnud. Kutsume aga kõiki vaatajaid endiselt liituma meie Facebooki lehega Pall korvi, mille kaudu kõiki neid suurepäraseid auhindu võita saab. Aga nüüd tänase saate juurde. Eesti koondis kuulub tuleva aasta Euroopa meistrivõistlustel ühte alagruppi Läti, Leedu, Ukraina, Belgia ja Tšehhiga. Eesti korvpallikoondise peatreener Tiit Sokk jälgib hoolikalt nii Eestis kui ka võõrsil pallivate mängijate tegutsemist ja usub hetkel Ameerikas mängivate noorte võimalustesse. Tartu Ülikool Rock võib homme kindlustada Eurochallenge sarjas koha 8-finaalis. Eestlastest ja lätlastest koosnev Valga korvpallimeeskond võib tulevikus mängida Läti meistriliigas. Saade keskendub siis täna Eesti koondisele ja oleme palunud stuudiosse Eesti Korvpalliliidu presidendi Jüri Ratase. Tere õhtust! Tere õhtust! Enne veel, kui tuleme tänase loosimise juurde ja Eesti koondise hetkeseisu juurde, räägiks veel üle, et kuidas üldse sai võimalikuks, et Eesti ikkagi mängib nüüd Lätiga ühes alagrupis, et mida me oleme Lätile lubanud? No kõigepealt võib alustada sellest, et Euroopa korvpalli katusorganisatsioon on FIBA Euroopa. Ja kui varasemalt on olnud kogu aeg selliselt, et Euroopa meistrivõistlusi korvpallis korraldab üks riik, siis täna on otsus tehtud FIBA Euroopa poolt siis, et 2015 korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri võiks korraldada 4 riiki. Ja 4 riiki siis pandi paika vastavalt taotlustele, mida erinevad FIBA Euroopa liikmesriigid said esitada, sealhulgas ka näiteks Eesti. Meie puhul sai selgelt komistuskiviks see, et kuna oli kvalifitseerimistingimustes vaja 10 000 saali, ja teatavasti Eestis ei leia ei Kuressaarest, Kärdlast ega ka Tallinnast 10 000 saali on suurim Saku Suurhall, kus on 6400-6600 istekohta, nii et meie jäime välja. Läti tegi vastava taotluse ja Lätil oli tunnustus Läti alaliidule, kes sai ka Läti riigi toetuse, sest et Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri korraldamine on päris kallis. Ühe alagrupi lihtsalt maksumus riigile maksab üle 1,3 miljoni euro. Ja selle uue süsteemiga FIBA Euroopa rakendas ka seda, et iga korraldaja riik saab valida ühe riigi. No see mõte on siis see, et tuua saali rohkem publikut, et saalis oleks rohkem rahvast. Kui küsida, mida me lubasime, siis lubada tuli piletite arvu ostmist või garanteerimist. Ja me oleme täna öelnud välja selle, et Eesti Korvpalliliit aitab saada 17,500 inimesel riiga näiteks 5 mänguks ja reserveerinud siis piletid selle arvu. Läti omakorda on öelnud, et see tähendab eri sektorit Eesti fännidele ja ma arvan, et see Eesti toetajatele peaks väga palju kaasa aitama. Aga kui nüüd ikkagi nii palju huvilisi ei ole, fänne sinna kohale ei lähe, millised kohustused on Eesti Korvpalliliidul? Kohustused on väiksemad kui 17,500, kohustused on kuskil 8,500 ja rahalises numbris see tähendab üle 200 000 euro. No, korvpallisõbrad kindlasti juba ootavad seda, et millal saaks selle pileti osta, et ajakirjandused on läbi käinud ja need piletid hakkavad maksma kuskil 20-25 eurot. Millal need müüki tulevad? Piletid tulevad müüki 12. detsembril, mis on reedene päev kell 1. Tuleb ka vastav siis pressikonverents Sportlandis, kuna Sportlandi kett hakkab neid pileteid siis riiga müüma. Teil on õigus, piletite maksumused tõesti algavad 20 eurost ja minu teada kõige kallim pilet on 45 eurot. Selge, aga vaatamegi nüüd, kellega me üldse EM-il mängima hakkame ning Pariisis toimunud loosimisest räägime pikemalt kohapeal viibiva Korvpalliliidu peasekretäri Keijo Kuhiga.
Kuidas hindad loosimise tulemust Eesti seisukohast? No, ütleme niimoodi, et kui me siin eelnevalt arutasime, et milline see alagrupp võiks olla, et lõppude lõpuks tuleb igal juhul mehest väljas olla, aga see on selline, ütleme nii, et paremini ei oleks saanud minna. Tõepoolest, et räägiks näiteks need tugevusgrupid lühidalt lahti, et esimesest tugevusgrupist võis meile tulla Hispaania või Leedu, et korraldajamaad Prantsusmaa ja Horvaatia olid siis välistatud. Leedu selles mõttes, et nii-öelda Baltikumi riik ka päris huvitav vastane, kuigi võib-olla Hispaaniaga oleks isegi huvitavam olnud mängida. No, kui selles mõttes, et võtta, et kummaga huvitavam mängida oleks, siis jah, me ise mõtlesime ka, et Hispaania. Aga sportlikus mõttes, sportlikus mõttes on jällegi Leedu. Et selles tugevusgrupis tegelikult suurt vahet väga ei olnud meie jaoks, et mõlemad on tegelikult väga tugevad ja rasked vastased. Teises tugevusgrupis olid siis võimalikud Ukraina või Serbia, et Sloveenia ja Soome olid partnerriikidena ära võetud ja Ukraina ka kindlasti parem valik meile, kui oleks olnud Serbia, et Ukraina korvpall pigem on sellises langustrendis. Absoluutselt. Kui need kaks kõrvuti panna, siis nad minu arvates on täiesti erinevatest kategooriatest. Et kindlasti Serbia meil olid mõlemad pöidlad pihus, et meile Serbia ei satuks. Et Ukraina kindlasti parem valik. Kolmandas tugevusgrupis siis oli kõik selge, et Läti on meie alagrupis ja neljandas oli siis vastupidi kõik võimalik Poola, Belgia, Itaalia või Iisrael ja tuli siis meile Belgia. Kuidas seda hindad? No tegelikult, kui me siit ka vaatasime, ütleme nii, et Belgia on samas selline, mida me nii hästi ei tunne kui teised. Kui me selle info põhjal, mis seni on olnud, siis me tegelikult lootsime ka just Belgia. Aga veel siis ka viiendast tugevustgrupist, et sealt siis korraldajamaana Saksamaa ei saanud tulla, Gruusia, Makedoonia või Tšehhi, et ka tegelikult Tšehhi üks paremaid valikuid, võib-olla oleks ka Gruusia olnud hea. Jah, nagu see tugevusgrupp ise ütleb, nad on kõige nõrgem tugevusgrupp, et sealt väga tugevat ei saanudki tulla. Aga jällegi, kui me panime nad kõik ritta senist vaatama, seniseid koosseisud, seni kuidas me kellega mänginud oleme, kõik on löödavad, aga meie esimene valik oli samamoodi, oligi see sama Tšehhi. Aga kuidas hindaksidki üldse veel teisi alagruppe? No, teised alagrupid ongi sellised, et kui me vaatame, siis ütleme nii, et me saime omale sellise alagrupi, nagu me tahtsime, siis nii-öelda see Balkani, kus on Horvaatia, Sloveenia, Saksamaa, Makedoonia, Gruusia ja Holland, see on minu meelest selline surmagrupp. Raskuselt teiseks paneks grupi B, kus on Hispaania, Serbia, Türgi, Itaalia, Saksamaa ja Island. Sellised vastased ootavad siis meie koondist ees järgmise aasta septembril, aga kui konkurentsivõimelised me võiksime seal olla? No kõigepealt ma soovin õnnitleda kõiki Eesti korvpallisõpru ja öelda, et olete väga oodatud tõesti siis 5.–10. septembrini ja nüüd on kõik 6 vastast teada. Kui konkurentsivõimelised me võime olla, et eks me oleme mänginud nende riikidega ju erinevatel aegadel. Kõige viimane mäng, mis meil on konkreetse vastasega, on Läti. See toimus selle aasta suvel, kui me 2 korda Läti A-koondisega mängisime ja siis Eesti koondis osales nendes mängudes põhimõtteliselt B-koondisega. Sealt tulime välja ühe võiduga, et ei pea olema, ma arvan, väga suur selline hiromant, et aru saada, et Eesti koondise edu sõltub nagu väga konkreetsetest küsimustest. Küsimused on need, et kas meie esikuusik 7 on terve. Et kas Kristjan Kangur saab osaleda finaalturniiril või mitte. Et täna ei ole ühtegi märki, et keegi ei saaks osaleda. Aga nii nagu sportlastel ja nagu inimestel ikka vigastused käivad nendega käsikäes, see on kindlasti võtmeküsimus. Võtmeküsimus on see, eks ju, et kas Sten Timmu Sokk juhib Eesti koondist mänguväljakul või ei juhi, et ma väga loodan, et tal on kõik korras, et ta saab oma tööd teha hästi.
rääkida meeskonnast, rääkida ka ütleme treenerite meeskonnast Tiit Soku juhtimisel, et minu meelest see on konkurentsivõimeline, see on professionaalne, see ka läinud suvel on ennast Hispaanias tõestas. Me oleme korvpalliliidus otsustanud, me võtame teatud abijõudusid veel juurde, näiteks ühe füsioterapeudi ja veel inimesi, et ma tahan öelda ka, et see konkurentsivõime sõltub ka natuke korvpalliliidust ja ma luban täna küll siin saates, et selles mõttes ettevalmistusperioodi taha või finantsküsimuste taha see asi jääda ei tohi. No finantside juurde me tuleme veel saate jooksul tagasi, aga räägiks natukene ka sellest, et palju on räägitud, et võib-olla tuleks ära teha ka selline väike põlvkondade vahetus, et selge on see, et ütleme Kangur, Talts, Arbet sinna EM-ile sõidavad, aga kas tuleks võib-olla rohkem kaasata nüüd juba ka nooremaid mängumehi, kes võib-olla praegu mängivad siis USA-s? No kindlasti, kui vaadata ka seda läinud suve, siis ju paljud mängijad, ütleme, tõestasid ennast taas kord, et nad kuuluvad väga selgelt koondisesse. No, kui Rain Raadik sellel hooajal väga seda koondise kohta soovib, siis ma olen täiesti veendunud, et see koht on tal olemas, et Rait Rivolane tegi väga tubli koondise suve kaasa ja kindlasti andis sellist positiivset hingamist koondisele juurde. Et mina kindlasti ei saa siin öelda, et kas see Jüri või see Mati sinna koondisse kuulub või mitte, et korvpalliliidus on nii, et see on peatreeneri ülesanne öelda, kes ja tema meeskonna ülesanne. Joosep Toome on olnud mitu aastat kahjuks eemal vigastusega. No ma julgeks öelda, et ta mängis ikka selle viimase suvega ennast väga selgelt nii esiviisiku piirimaile kui mitte esiviisikusse, nii et Janari Jõesaar, Nurgeri tagasitulek USA-st, teda pole nüüd näinud Eesti treenerid üsna kaua juba, et me oleme kuulnud uudiseid tema headest esitlustest, et kindlasti on need kohad, kus saaks koondist mingil määral värskendada ja laiendada. Aga vaatamegi, mida arvab koondislaste hetkeseisust Eesti koondise peatreener Tiit Sokk. Koondise peatreeneri Tiit Soku sõnul on suvise Euroopa meistrivõistluste finaalturniirini veel küll üksjagu aega, kuid potentsiaalsed koondislased on mehel siiski silme ees. See aga ei tähenda, et Lätti sõitev sats juba kivisse raiutud oleks. Noh, eks seal ikkagi on teatud nimed, kes on nagu, kuidas öeldakse, see raske kahurvägi, kes on nagu ikkagi aastatega juba ennast nagu tõestanud, et aga jah, noored ikka kippuvad peale tulema ja ma ütlen, see number juba, mis on nagu kandidaatide ring on laienenud, see on nagu tore, et see number on suuremaks läinud ja tahtjaid on palju. Kolmekordse Euroopa meistri Priit Tomsoni sõnul on raske hinnata, kuidas võiks koondisel suvisel EM-il minna, sest vigastuse tont on meeskonda korralikult kimbutamas. Möödunud nädalal käis vigastuse tõttu operatsioonil ka koondise liider Kristjan Kangur. Kui hästi nüüd järgmine aasta läheb meie koondisel, see on omaette küsimus, sest osa mehi on ikkagi hädased vigastustega, ütleme Kangur. Ja meil ikka päris suurt niukest ei ole, et me väga kõrgele ilmselt pürgida ei saa. Aga loodame, et häid mänge tuleb vähemalt. Kui koduliigas pallivate meeste esitlusi on suhteliselt lihtne jälgida, siis kuidas hoiab peatreener silma peal välisliigades pallivatel meestel? Eks tükkides saabki kokku, et ameeriklastega on kergem, nende mängud on nagu netis üleval ja neid saab pidevalt jälgida. Kanguril ka, et ei ole probleemi, sellepärast et telekas ju kantakse üle neid mänge. Ja ikkagi tänapäeval netist näeb väga, kui ikka väga tahta, siis näeb enamus mänge ära, nii et silm on peal pidevalt ja Salgirist nii nagunii on ju. Mainisid Ameerika poisse, nii et Jõesaart, Nurgerit, nende tegemisi jälgid? Jaa, nad on, nende liigat ei saa seal alahinnata, et see on tugev liiga ja kui seal nad on noored küll, aga kui müttavad kõvasti, siis on tore kuulda. Kodune korvpallihooaeg on tänaseks juba mõned kuud käinud ning terad on eraldumas sõkaldest. Kes on aga need noored mängumehed, kes on Tiit Sokule seni kõige positiivsema üllatuse pakkunud? Ja ma ütlesin, et Ameerika poisid Jõesaar ja Nurger on ju tegelikult väga hea töö ära teinud seal ja ja mis nagu võtame siis Timo Eifus on nagu ta pole küll nii väga noor, aga ikkagi ta on nagu uus tulija, kes nagu tavaliselt ta ei ole harjutud, et ta on nii resultatiivne ja aktiivne olnud ja Laane on tubli olnud, nii et eks kogu aeg see nagu silm on peal ja eks see ongi kõige tähtsam, et nagu need poisid, kes nagu tahavad pead tõsta, et need peavad kogu aeg nagu pildis olema ja aktiivsed olema. Kahtlemata see põlvkond on
selle EM-i ära teeninud ja minu arvates ei ole mingit põhjust praegu hakata mingit põlvkondade vahetust välja mõtlema. Las lähevad mehed ja teevad selle oma viimase niisuguse suure võistluse ära, kuhu nad välja võitlesid ennast. Nii et mul ei ole küll teistsugust arvamust. Teatavasti pallib Eesti korvpallikoondis suviste Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniiril lõunanaabrite juures Lätis. Läti on oodata aga tuhandeid Eesti koondise fänne, mis peatreeneri hinnangul võib koondisele peale panna täiendavaid pingeid. See on nii ja naa. Samas ta on lähedal, samas ta vähekene pingeid paneb rohkem peale, aga loodame, et kui ikka korralik fännikari tuleb, siis ikka see on ikkagi meile, ütleme, toeks, suureks toeks. Sellised mõtted siis tulevasest koosseisust, aga millised on juba plaanid järgmiseks suveks, millise ettevalmistuse saab koondis teha? Tegite varakult juba Vabariigi valitsusele kirja, et soovite koondise läkitamiseks finaalturniirile 300 000 eurot. On mingid lootust seda raha ka saada? Kõigepealt plaanidest, et plaanid on juba Korvpalliliidu juhatusest esialgsed plaanid siis Tiit Soku poolt ettekantuna läbi käinud ja koondis suure tõenäosusega stardib seal peale jaanipäeva või 1. juulil. Me alustame taas kord B-koondisega ja koondis liitub nendega üsna pea. Me plaanime mängida 8-10 mängu. Täna käib nende vastaste leidmine. Kindlasti me soovime oma publikule ja Eesti fännidele näidata ka koondis siin Eestimaal ja ma arvan, et 4-5 mängu kindlasti Eestimaal toimuvad. Ei saa küll öelda, et kõik toimuvad Tallinnas, et me oleme väga selgelt mõelnud ka selle peale, et võib-olla mõned mängud võiksid toimuda Tallinnast väljaspool. Nüüd rahaline aspekt, et 300 000 eurot sai palutud tõesti koondise ettevalmistuseks ja televaateliselt ütlen ära siin, et kahjuks Eestis ei ole täna mingisugust süsteemi, et kui üks võistkonna ala jõuab kõrgesse konkurentsi ja ta vajab toetust, siis ei ole Eesti Olümpiakomiteel, Kultuuriministeeriumil kuskil sellist süsteemset lähenemist. Minu teada see kiri suunati edasi Kultuuriministeeriumisse ja Eesti Korvpalliliidu jaoks on teinud Hasartmängumaksu nõukogu otsuse, kus ta on siis Eesti korvpallikoondis toetanud 200 000 euroga, nii et meie summast siis 2/3, mis me palusime, selle Korvpalliliit positiivse otsusega on saanud. Nii et see kindlasti ei ole kogu eelarve finantseering on suurem koondise ettevalmistuses, aga see on tänuväärt ja see annab hea võimaluse kindlasti kindlalt koondisega suve algusest alustada. Aga kui tulla ikkagi veel tagasi Eesti koondislaste juurde, et vaadata praegust seisu, et kuidas oled sellel hooajal rahul Eesti koondislaste esitustega nende klubide eest? No see on tore ju, et me näeme väga palju koondise põhimängijad tegelikult Eesti liigades, et selles mõttes, või Eesti liigas, et me näeme oma lemmikuid siin samas kodumaal. Teiselt poolt on see muidugi kurb, sest et alati mängida rahvusvahelises liigas on väga suur tõenäosus, et see karastumine, see oskuste lihvimine on siis koondise jaoks võib-olla alati parem või võimsam. Kuidas olen rahul? No ei saa rahul olla, kui taaskord meie selline lipulaev Kangur on vigastuste küüsis. Loodame, et ta tuleb sellega toime. Ma väga hoian pöialt selleks. Vaatame, kuidas läheb Siim-Sander Venel see hooaeg, et see ei ole võib-olla kõige paremini tal alanud ja on teatud küsimused tema võistkonnas, aga kindlasti koondise jaoks on ta ääretult oluline mängumees. Igal juhul tundub, et ülesmäge läheb nende Eesti koondislaste vorm, kes mängivad Tartu Ülikool Rockis ja vaatamegi nüüd, kuidas neil eurosarjas läheb. Tartu Ülikool Rock võib Euro Challenge sarjas juba homme kindlustada alagrupist edasipääsu, kui võõrsil suudetakse üle mängida Bulgaaria meeskond Sofia Lukoil Akadeemik, keda kodus võideti 71-59. Möödunud nädalal näitas Rock nähtavas mängus Rumeenia klubi Energia vastu, et vormikõver liigub üles. Tähtis on, et me oleme siit 3 võitu praegu kogunud, et teada on, et alagrupid on FIBAs 4 alagrupid, iga mäng on tähtis, põhimõtteliselt iga mäng on nagu play-off mäng, vääratada ei tohi, me oleme õnneks suutnud seda joont hoida ja oma võidud ära noppida praegu, nii et endiselt on meil kõik meie enda kätes viimases 2 voorus. Rumeenia klubi, kellele avavoorus kaotati 56-74, alistati eelmisel nädalal 66-59, kuid paranemisruumi on peatreener Gert Kullamäe sõnul veel küllaga. Vorm on okei küll jah, et selles mõttes, et emotsioon on hea meeskonnas ja kõik on hingega, aga
aga meil on neid vigaseid või poolvigaseid jube palju ja eks see käib igapäevane timmimine, kellele anda koormust, kellele mitte ja mis me üldse teeme, nii et kõige tähtsam, et meil read korras oleks. Täna nagu nägite, oli 12 meest rivis, et ma loodan, et need 12 meest on rivis ka teisipäeval. Noh, pisemaid asju ikka on, juhtub ja see käib spordi juurde. Joosep Toome on endiselt vigastatud, nii et ma arvan, et Joosep Toome vast liitub meiega, no ma arvan jõuludeks vast juba saab meid aidata. Me jätkamegi nüüd vestlust klubi korvpalli teemal ja kuidas olete rahul sel aastal käivitunud Audentese spordigümnaasiumi projektiga? Said noored nüüd Eesti meistriliigas ka esimese võidu juba kirja? No Audentese noortekoondis on, ütleme siis selle mõtte all mänginud, ütleme kuskil circa 3 kuud. Algas ta väga huvitavalt, nad alustasid ju karikamängudega ja võitsid Valgat, võitsid ka sellist põhirivaali esiliigas Baltekot ja nüüd tuli ka siis Tallinna Ülikool Kalevi üle võit Alexela meistriliigas, et ma kohtusin võistkonnaga eelmise nädala kolmapäeval ja rääkisin poistega juttu ja Korvpalliliidu põhieesmärk on anda nendele noormeestele, ütleme sellise, ma ütleks nii, et vundamendi viimase etapi lihvimisvõimalus. Et kui nad selle ära kasutavad, on väga suur tõenäosus, et neist tulevad head mängumehed. Aga ikkagi on lootust, et noori on peale tulemas ja ütleme, et Eesti meistriliiga võiks jätkata 9 võistkonnaga või isegi laieneda? No selge on see, et lootust on, et selles samas Audentese satsis täna on kusagil 6-7 üle 2 meetrist mängijat. Eesti korvpalli jaoks on ikkagi üsna suur sündmus, kui meil on 2-meetrine mängija platsil. Nüüd palju võiks olla Alexela meistriliigas võistkondasid, täna on 9, et siin on filosoofiad eks ju erinevaid, aga mina olen sellel seisukohal, et pigem võiks neid võistkondasid olla. Kui me vaatame täna näiteks, kuidas on Pärnu suutnud oma kande kinnitada meistriliigas või Rapla, siis ei ole tegemist kõige suurtemate kohtadega Eesti mastaabis. Et mul on näiteks väga kurb meel, et meil ei ole ühte tugevat võistkonda Viljandist, kus on korvpallitraditsioonid olnud tugevad ja kindlasti hito meil oli Ida-Virumaalt, aga tegelikult Ida-Virumaa potentsiaal on täna korvpalli jaoks liiga vähe ära kasutatud. Aga igal juhul, kui Audentes äsja alles liitus meistriliigaga, siis Valga meeskond plaanib sealt tulevikust lahkuda. Valga Max Mooritsa korvpallimeeskond õigustab tänavusel aastal täielikult oma piirilinna staatust. Möödunud hooaja põhiturniiri 8. meeskond on hooaja eel saanud mitmeid täiendusi. Ridasid on aga ennekõike tugevdatud lätlastega. Meeskonna ridades pallib tänavu koguni 5 lätlast. Kalvis Krumins, Edgar Krumins, Juris Aleksejevs, Maris Laksa ja Reinis Strupovic. Latvians, Estonians, it doesn't matter. We're trying to be good players and win games. That's our goal. Kas ta on meil nüüd rohkem Eesti klubi või ta Läti klubi? No, praegust on 9 meest, 5 lätlast plus treener, et tundub, et vastupidi natuke praegust. Üks regioon selles mõttes, et mehed on samad, et ei ole, et eelmine aasta meil on siin Serbia poisse hulgas ja Ameerika poisse, et siis võib-olla natuke raskem nagu ühiskeelt leida, aga see aasta on täitsa kõik on nagu sujunud normaalselt. Tänavuse hooaja eel toodi Valga meeskonna peatreeneriks lätlane Varis Krumins, kes juhendas satsiga 3 hooaega tagasi. Viimased 2 hooaega on 53-aastane Krumins töötanud Läti meistriliiga meeskonna Valmiera peatreenerina. Kuidas treener on? Teil on niisugune paras Kruminsid dünastia tiimis? Üks poeg on tal ja ma ei tea, teine mees vist ei ole sugulanega, aga Krumins on normaalne treener, kaua Lätis olnud, Valmieras aastaid juba ja tipp-topp. Hooaja alguses on Valga saanud ka mõned head võidud, näiteks alistati Balti liigas Lietkabelise meeskond, kuid siiski on hooaja algust iseloomustanud napid ja valusad kaotused. Koduse liiga eesmärkidest rääkides ei taha piirilinna mehed siiski liialt fantaasiatesse kerkida. Eks ikka kõigile vastu hakata, mis siin ikka, unistama pole mõtet hakata. Selles suhtes on Valgas hea mängida. Kramos, Rokis ja Tarvases sa pead võitama, endast allpool ei ole, et Valgas on ainult võita, et kaotada pole midagi, et tuleb iga mäng täiega panna. We gotta work harder and win's gonna come. Now it's like 2 in a row and we're gonna fight, you know. You can't win every game, but you know, we're training hard, fighting and I think it's gonna be better, you know, it has to be better. Ma arvan, et meil on materjali küll, et selles mõttes, et ikka põhieesmärk on, ma arvan, esi 6 hulka, et sealt nagu edasi vaadata, et väldiks neid suuri.
Kui meeskond on selline segu eestlastest ja lätlastest, siis mis on meeskonna töökeeleks? Jah, ongi inglise-vene segu, et kui midagi nagu väga spetsiifilist vaja rääkida seal lätlastega, et siis nagu räägivad omavahel läti keeles ka asjad selgeks, aga muidu jah, inglise-vene segu. Kas Valga meeskonna mängijana mõjutab ka kuidagi see, et päris palju on sõitmist, eks, et pealinn tagasi ja nii edasi, et kuidas see sõitmine mõjub mänguvormile või kõigele? No ei ole hullu, samas Baltiliigas on jälle mõnusam käia, et jõuad Eesti piirini, siis tead, et oled kodus juba. Et jälle sinna Leedu ja Läti poole on jälle mõnusam sõita kui Tallinna meestel. Tänavu sügisel tekitas Valga Maks ja Moritsa meeskond elevust sellega, et teatati, et tulevikus võiks nad hoopistükkis Läti meistriliigas osaleda. Piirilinna mängumeeste sõnul oleks see üsna huvitav samm. Mõte on põnev selles mõttes, et aga see ei sõltu minu mõtetest ja otsustest. Aga arvad, et see oleks teostatav? No nii palju, kui ma kuulnud olen, siis jah, oleks küll, jah. Hooaja esimeste kuudega pole Valga meeskond veel päris õiget balanssi Eesti ja Läti poiste vahel leidnud. Kui aga peatreener Pilli Häälde saab, võib Valga meeskond tänavusel hooajal nii mõnegi suure kala ära hammustada. Aga nüüd on kätte jõudnud see hetk, kui loosime välja Spaldingu seljakoti kõigi vahel, kes jagasid meie Facebooki postitust ja vastasid õigesti meie küsimusele, mis ühendab kõiki seniseid pallkorvi stuudiokülalisi. Õigeid vastuseid oli mitmeid, kuid peamiselt vastati, et kõik kuuluvad BC Kalev Cramosse, mis on ka loomulikult õige, ja loosimegi nüüd välja võitja. Ja võitjaks on Gert Malinin, kes siis vastas, et kõik on BC Kalev Cramo nimekirjas ja see on loomulikult õige vastus. Palju õnne võitjale ja võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas oma auhinna kätte saate. Aga aitäh, Jüri Ratas, stuudiosse tulemast ja edu Eesti korvpallile! Aitäh! Aga meie saade pole sellega veel lõppenud ja saate viimases videoloos vaatame, kuidas läheb Kalev Cramol VTB ühisliigas. Mitme põhimeheta Moskvasse reisinud Kalev Cramo korvpallimeeskond pidi eilses kohtumises tunnistama kohaliku Himki selget paremust lõppskooriga 60-96. Vigastuse tõttu ei reisinud meeskonnaga Venemaa avarustesse kaasa meeskonna tsentrid Frank Elegar, Mindaugas Kupšas ja tagamees Rain Veidemann. Võitjate parimana viskas antud mängus Marko Popovic 18 punkti, Kalevi suurimaks korvikütiks oli 17 silmaga Roland Spreimanis. Vaatamata suurele kaotusele on Kalev Cramo tänavust hooaega Idaliigas alustanud üsna positiivselt. Möödunud hooajal VTB ühisliigas kogu hooaja peale vaid 2 võitu saanud Kalev on tänavu esimese 10 mänguga suutnud saavutada 4 võitu, mille kasutakse kõrgel 9. kohal. Ka personaalse statistika poolest on mitmed Kalevi mängumehed liiga parimate seas. Näiteks punktide arvestuses on Kalevi tsenter Frank Elegar 15,11 punktiga mängu kohta 10. kohal. Lauapallide arvestuses on aga mees koguni liiga parim, 11,67 lauapalliga mängu kohta. Kalevi tagamehe Scott Machado võib aga leida resultatiivsete söötude edetabelist 3. realt. Järgmise mängu VTB liigas peab Kalev Cramo 20. detsembril, kui kodus võõrustatakse Riia VEF-i meeskonda. Muuseas, sama päeva õhtul peab Kalev Eesti karikavõistluste poolfinaalmängu Rakvere Tarvaga. Selline oligi siis pallkorvi 5. saade. Tuletame veel kord meelde, et täpsemat infot pallkorvi saate, BC Kalev Cramo VTB ühisliiga mängude ja Kristjan Kanguri paranemise kohta saab meie Facebooki lehelt. 2 nädala pärast saab aga üks õnnelik inimene nende hand-one korvpallitossude, mille on välja pannud FIFA Sport omanikuks. Selleks tuleb laikida ja jagada meie Facebooki lehte. Kui kogume enne järgmist saadet 1500 fänni, siis loosime kõikide meie poolehoidjate vahel välja need samused tossud. Aga ongi tänaseks kõik. Järgmine saade on eetris nagu ikka 2 nädala pärast 22. detsembril kell 21.45. Seniks aga pallkorvi! Y'all ready for this?